Aitäh sulle, kes sa leidsid aja, et tulla meid otse laivis täna siia vaatama, kuulama ja aitäh ka sulle, kes sa meid järele vaatad. Et tänane teema on siis, tulime kuulama Marina kogemuslugu ja teemaks on siis lapse ja depressioon ja enesevigastamise teemad, sellised tõsised jutud. Ja tänase veebisündmuse korraldajaks on siis Fookuspunkt ja mina olen Kerli Siimanson, ma olen Fookuspunkti asutaja ja eestvedaja. Ja Fookuspunkti missiooniks on siis tegelikult inimeste teadlikkuse tõstmine erinevate sõltuvuste teemal, kuid eelkõige kaassõltlase toetamine, mida me teeme siis läbi erinevate veebisündmuste ja koolituste. Ja ma leian, et ka selliste raskete teemadega, muredega laste vanemad on justkui kaassõltlase rollis, mis on isegi veel raskemas olukorras, kui nad oleks sel juhul, kui siis kas siis vaimse tõsise probleemiga või sõltuvusega elukaaslane nende kõrval on. Et tuua seda nagu lastevanemateni, seda teist vaatenurka selle lapse poolt, et teda paremini mõista. Et selleks siis kutsusin täna siia kogemusnõustaja Marina Preismanni, kellel on siis lapse ja depressiooni kogemus, mida ta oli nõus meiega täna siin jagama. Tere, Marina! Tervist kõigile, samad sõnad kõigile, kes on kohale tulnud ja kõik, kes järele vaatavad, et ma loodan, et tuleb sisukas ja oluline kuulamine, et saate võib-olla nii mõnegi mõttekoha iseendale siinjuures, et mille peale ei ole võib-olla varem mõelnud. Ja aitäh, et sa tulid siia täna rääkima. Aga äkki sa tutvustad ennast ka siis lähemalt ise, Jaa, mis sa taas teed ja Ma kes? ma ma nagu kohe mõtlengi, et kus otsast ma ennast tutvustama hakkan, et natukene ütleme nõnda, et kuidas mind varem on võib-olla tutvustatud, et tüdruk, kes alati naerab, aga sisemiselt nutab. Et see on justkui nagu see lause, mida nägi üks inimene minus, mida mina iseendas ei näinud. Ja see ongi võib-olla nagu tegelikult üks selline sama punkt, millest me siin täna ka rääkima tuleme, et minu taustaks siis võib-olla on nii palju, et 20-aastaselt juba hakkasin iseennast justkui ravima, otsisin abi erinevatest eneseabiraamatutest, psühholoogilistest raamatutest, üritasin kõiki võimalikke nii-öelda infot kuskilt kätte saada selle kohta, et kuidas siis iseennast aidata, et internetti ju tollel hetkel nii populaarselt ei olnud, et arvutid olid ju kodus need, kes olid rikkamad ja nutitelefonist üldse ei räägi, et ütleme nõnda, et see on see lapsepõlve pool, mida saan veel mäletada, et jumal tänatud, et see oli, et võib-olla oleks olukord veel hullem, kui meil oleks ka omal ajal olnud nii-öelda internet ja kõik need koledad kanalid, mis meil praegult on. Aga jah, oma nii-öelda harimise poole pealt tänaseks olengi tohutult palju eneseabiraamatuid lugenud, psühholoogilisi raamatuid lugenud, tõsielulisi raamatuid lugenud, et kuidas nii-öelda ennast aidata. Ja ühel hetkel hakkasin ma võtma tegelikult ka kursuseid, erinevaid selliseid psühholoogilisi kogemusnõustamiskursust, millest saame ka hiljem rääkida, et võib-olla kuidas minu tee sinnani jõudis üldse. Ja siis jah, olen sotsiaaltööd õppinud, lõpetasin selle eelmisel aastal. Kogu aeg on tunne olnud, et ma tahaks justkui kedagi aidata. Olen olnud siis ka juba tegelikult mingi lapsest saadik nii-öelda justkui kuulaja, nõustaja, psühholoogi rollis, et kui ma oma esimese telefoni sain, need toredad suured telefonid, siis mu õed ütlesid kogu aeg, et kohutav on sinuga ühes toas elada, et see pläriseb kogu aeg öösel ja kogu aeg sa räägid kellegiga telefonis ja aitad elusid päästa, et nagu nii tüütu on, et just mingi hetk
saime kokku ja siis saime seda meenutada siin omaette, et ma mingi, et mina ju ei teadnud mitte kedagi, keegi ei helistanudki mulle öösel, aga no ju siis nemad mäletavad paremini kui mina ise. Et minu tee on ja kuidagi kulgenud inimesi aidates, ometigi mu taust on ju assistent-sekretär olnud ka koolis. Õppisin üldse sekretäriks ja sinna see nii-öelda inimeste suhtlus on kuidagi minu jaoks hästi oluline olnud, et minu nii-öelda karjääri jooksul siis olen ma hästi-hästi palju inimestega suhelnud ja lõpuks mingi hetk ma mõtlesin, et ma ei taha nagu tegeleda selle nõustamisega, et see on minu jaoks võib-olla endale kuidagi keeruline, et nii palju on neid inimesi, kes vajavad seda, et kas ma suudan ise selle juures tugevaks jääda. Ja ma lükkasin seda kogu aeg endast eemale, kuni siis nüüd ma tegelikult tunnen, et ma olen endaga nii palju tööd teinud sellel teemal ja kuna mina tean, olen läbinud mingeid protsesse elus, mida tänasel päeval siis noored tegelikult läbivad, nii-öelda depressioon, lõikumine, noh, kõik sellised negatiivsed mõtted, mis peas on. Et kuna seda on nagu hästi-hästi palju, siis ma tunnen lihtsalt, et hetkel on see aeg, kus ma siis ei saa lihtsalt nii-öelda endale hoida justkui seda, et ma saaksin kedagi teist aidata. Ja tänaseks päevaks ma siis teengi nii nõustamist kui ka olen assistent. Ja väga huvitav, et sellised täiendavad vastandlikud justkui tegevused, aga Jah, sinu see on jah, just, et see on nagu tegelikult see koht, et kui ma kogemusnõustamist õppisin Merike Väriku käe all, siis nii-öelda tema oli mu praktikajuhendaja PERH-i haiglas ja ma küsisin temalt, et sa oled nagu aastaid juba olnud kogemusnõustaja, et kuidas sa toime tuled sellega, et sul tulevad siia nagu vähihaiged patsiendid, kes on kohe suremas. Ja ta ütles mulle selle peale, et ma käin näitlemas, ma teen peale tööd absurdseid asju, mis viivad mu nii-öelda sellest olukorrast ennast nagu välja. Mulle nagu väga meeldis see mõte, et sa nagu saad iseennast tasakaalustada, et kui sa oled kuskil negatiivses olukorras sees, siis sa saad sealt välja tulla täiesti midagi muud tehes. ja, aga selle sinu loo juurde minnes, et kust see sinu lugu alguse sai või et millises peres sa kasvasid, millised su vanemad olid? Ma kusjuures ma ise olen aegamööda nagu seda enda lugu siis enda peas kedranud ka, et nagu kus minul sai see kõik alguse, sest et ühel hetkel, kui me Tallinnas viisime läbi depressioonigruppi, siis põhimõtteliselt ma kogu aeg mõtlesin sellele, et mul ei ole elu sees depressiooni olnud. Ja ma ei saa seda gruppi lihtsalt läbi viia, sest et ma ei olnud valmis iseendale nagu tunnistama ja aktsepteerima seda, et tegelikult mul on depressioon. Ja lõpuks, kui ma seda analüüsima hakkasin, siis ma arvan, et minu lugu sai alguse kuskilt hästi-hästi varajasest lapsepõlvest, nii et ma isegi ei mäleta seda. Kust ma siis tulnud olen, klassikaline sihuke Eesti pere, elasin maal, kasvatasime loomi, tegime noh, kõiki selliseid põllumajandustöid, et suvel rohisime peenraid ja tegime kõik selle jaoks, et kodu oleks tehtud, koolis oleks käidud, aiatööl oleks käidud koolivälisel ajal, eks ju. Ja vanemad tegelesidki tegelikult suures jaos põllumajandusega. Et nunnud loomad meil olid ja neid me suures jaos ikkagi kasvatasime, aga eks sinna võtame siis ajas tagasi, et väga ei teagi neid peresid, kellel alkoholi tarvitamist justkui peres ei oleks olnud ja eks seal ju kasvatamise käigus jäävad ikkagi tihtipeale lapsed tahaplaanile, nagu ka tänasel päeval, sest kõigil on kiire, kõigil on vaja tööd teha, et tegelikult ei ole seda aega justkui lastele. Et ma ise küll nagu ei saaks öelda, et minu ema ei tegelenud või minu emal ei olnud aega minu jaoks. Aga lapsena sa ikkagi tunned, kui sa oled nagu kolmas laps ja sul on vanemad õed, siis sa ikkagi tunned, et sa oled natukene nagu eemale tõrjutud või üksinda jäetud ja siis lisaks sellele noh, see alkohol muidugi, mis seal napsutatakse, et siis see nagu tekitab omakorda sellist nagu
ma võiks öelda tänaseks, et see on hüljatuse tunne, et mina ei saa nii palju tähelepanu, kui näiteks nagu see alkoholipudel isa poolt sai tähelepanu. Et justkui meie olime siis, ma ise tunnen, et vanaema lapsed, et vanaema tegeles meiega hästi-hästi palju sealjuures, sest et emal-isal olid enamuse ajast ikkagi vaja kodutööd ära teha. Kas see alkoholiprobleem oli siis ühel vanemal või oli mõlemil? Tegelikult oli ühel vanemal, et isal oli ikkagi nagu see alkoholiprobleem, aga noh, tundub, et nii-öelda, ma ei tea, tahaks öelda, et geneetiline, sest et vanaisal olid ka need probleemid, aga kui ma olen nagu kuulnud teiste nii-öelda lapsepõlvelugusid, siis ma saan aru, et ma ei tea, me oleme vist kõik siin Eestis ühe geeniga, et kõigil on peres samad probleemid olnud, et alkoholi liigtarvitati. Või kuskilt kaugemalt keegi ikka on ju tarvitanud, jah, vanaisa või keegi, et just. aga kuidas sa ennast nagu mäletad, et milline laps sa olid sellel ajal, kas sa olid selline noh, rõõmus, oli sul palju sõpru, kuidas sul koolis läks, et kas sellel ajal kuidagi seda ka mõjutas see, et sa juba tundsid ennast kuidagi kõrvalejäetuna või? Põhikoolis, kuna ma elasin sellises hästi pisikeses kohas, meil oli koolis 101 õpilast, et minu õde käis 9. klassis, kui nemad lõpetasid, siis koolis oli kuskil, mina olin 8. klassis ja siis oli õpilasi peale nende lõpetamist mingi 70 või 60, midagi sellist. Et selline noh, väikse küla ja väikse kooli probleem ütleksin selle kohta, et ma olin hästi selline kangekaelne, jonnakas. Ma olin kogu aeg nurgas, sellepärast et mõni poiss tuli minuga kaklema. Ema pidi kogu aeg koolis käima, sellepärast et Prika, jälle sa oled millegagi hakkama saanud, ise klaarid ära koolis, mina sinna rohkem ei tule. Et eks ma olin selline võitleja võib-olla ja ma tunnen, et tänaseks päevaks on mul ka see võitleja hing tegelikult sees, et kui ma näen, et kedagi endast nõrgemat siis nii-öelda keegi kiusab, siis mul on kohe see, et nagu mis mõttes, et nagu kohe see mingi, ma ei tea, draakon mu seest tuleb välja ja tahab rünnata kohe nagu seda teist inimest ja ma ise nagu, ma olin enda arust nagu selline rõõmsameelne, aga noh, see on jällegi see enda arust. Kuna mind on ka kirjeldatud sellega, et keegi ei usu, et mul, ma ei tea, elus mingeid noh, koledaid hetki, probleeme on olnud, siis järelikult ma olen kandnud seda varjatud depressiooni maski, millest tegelikult hästi paljud inimesed ei räägi. Ja mina isegi ei teadnud sellest varjatud depressioonist mitte midagi, kuni ma sain 28 umbes. Et ma ei olnud kunagi sellele mõelnud ja ma arvan, et noh, ütleme nõnda, et sõbrad justkui olid, aga minu jaoks muutus kõik, kui ma läksin 1. klassi ja minu parim sõbranna kolis Pärnusse ära. Ja siis mul ei olnud nagu mitte kedagi, keda usaldada. Mul tekkisid kuidagi jah, et nagu sa ei saa inimesi usaldada, sest nad lähevad ära su elust, eks ju. Kuidagi see tagantjärgi analüüsides nüüd ma mõtlen, on minu jaoks hästi nagu sellise valusa jälje jätnud, sest et ma olen see inimene, et kui ma nagu nii-öelda olen kellegiga sõber, siis ma olen lõpuni välja, ma hoolin temast, ma olen nõus tema jaoks kõike tegema. Aga kui ma nagu nii-öelda nagu haiget saan, siis või noh, et ta ei suhtle minuga või keerab mulle selja või tuleb tänaval vastu, aga teeskleb, et ta ei tunne mind, kuigi ta on mu parim sõbranna olnud alates põhikoolist näiteks, siis see teeb minu jaoks nagu selle usaldusprobleemi nii suureks, et kuidas saab olla parim sõbranna, kui sa isegi ei suuda tänaval tere öelda. Et noh, ma ei tea, ma arvan, et peale seda minu jaoks kuidagi sõprus sai teise tähenduse, kui minu nii-öelda siis parim sõbranna 7-aastasena kolis ära, et siis ma hakkasin hästi palju üldse valima sõpru, kellega rääkida, keda usaldada. Et tänaseks päevaks ma ütlen, et mul on üks nii-öelda pikaajaline sõbranna olnud alates sellest, kui ma Rakvere kooli kolisin ja kus ma täna ka elan, on Rakvere. Et me olemegi kuskil 19 aastat sõbrannad olnud ja tema ongi pikaajaline, kes on kogu aeg minu kõrval olnud ja teised on siis nagu tulnud, läinud, olnud, et selline nagu
noh, sellist püsivust ei ole ja siis see nagu tekitabki seda, et äkki ma ise ei usalda inimesi piisavalt, et nad suudaksid mu kõrvale ka jääda. kas see võis olla lapsena võib-olla natukene ka selline klammerdumine, et kuna sa ennem mainisid, et sa tundsid ennast tegelikult kuidagi üksikuna ja kõrvalejäetuna peres, et siis kui see üks sõbranna tekkis, siis ta oligi nagu nii oluline sinu jaoks? Tema oli nagu see, et ikkagi on nagu see, et sa tead, et sul on mingi turvavõrk ümber või sul on kellegi poole pöörduda, kui sa oled nii-öelda laps siis, eks ju. Ja kui sul on see sõbranna, kellega rääkida, kui sul on raske või mingi mure, et see annab nagu nii palju kaasa sellele, aga kui see nagu ära kaob, siis sa hakkad üldse nagu elu teistmoodi vaatama. aga mis hetkel sa arvad, kui sa nüüd tagasi vaatad sellele ajale, et millal siis see depressioon võis hakata arenema, et kas see võiski sellest hetkest siis ju alata, kui see sõbranna nagu ära läks? Ma ja arvan mis küll jah. vanuses see oli umbes? Ma olin kuskil 7, aga ma arvan, et see nagu sai alguse varem, kuigi noh, ma võiks öelda, et ma tegelikult päris ausalt teadvustasin seda endale vist 32. eluaastal alles, et mul see depressioon ikkagi on, sest et mul ema hakkas käima mingite paberitega kogu aeg ringi, et kuule, et näed, et on varjatud depressioon ja loe seda ja siis ma mõtlesin, miks ta mulle seda näitab, et nagu kas tal on või et noh, mis värk on, et mul ema on ikkagi selline, et nagu ta mingeid asju otse ei ütle, noh, klassikalised vanemad, räägime läbi lillede, otse ei julge rääkida. Ja siis ta nagu kogu aeg jättis igale poole mingeid pabereid mulle, kui ma käisin tema juures Rakveres külas, kui ma too hetk veel Tallinnas elasin ja siis ma nagu lõpuks hakkasin vaikselt teadvustama, et mul käis endal see plõks peast ära, et ma ei jaksa niimoodi enam edasi elada. Siis sa olid juba ühesõnaga täiskasvanu, kui ta neid pabereid sulle jättis igale poole, jah. et ema elas eraldi siis juba. Jah, et noh, siis elu ka selle aja jooksul nii palju arenes, et ma sain 28-aastaselt selle vähidiagnoosi, mis küll noh, täna ei puutu meie teemasse sisse, aga sealt sai justkui nii-öelda minu lõplik sihuke nagu allakäiguaste endale selgeks, et tegelikult ma olen kuskil seal alla käimas veel rohkem, kui ma võib-olla lapsena olin. aga kuidas see väljendus siis, et sul depressioon oli, et kuulge, et võib-olla sa ise ei saanud aru sellest tükk aega, aga kui ema märkas ja teised võib-olla märkasid, et mis sa arvad, et kuidas see siis nagu, millest nad järeldasid seda või kuidas see väljendus sinu puhul? Võib-olla nagu lapsena ehk märgati ka, sest et ma ei rääkinud midagi. Ma tean seda, et ma vist jäin kunagi vahele ka sellega, et ma ennast lõikusin ja ja siis nagu see justkui noh, nii-öelda pöörati kuidagi ringi, et midagi ei tehtud, noh, said sõimata nagu ikka, eks ju, aga keegi ei tegele sellega. Ehk siis nagu, mis on ka tänapäeval see, et sa sõimad lapse täis, aga sa ei küsi nagu, et miks sa seda tegid või mis juhtus või et räägi mulle tuumast, et saame aru, et noh, mis probleem praegult on. Et siis eks ma sain sõimata ja siis ma tegin järgmine kord nii-öelda lõikusin ennast salaja ja ma arvan, et mul ema ikkagi on terve elu nagu näinud või teadnud kõrvalt, et mul depressioon oli. Ja ühel hetkel ma ikkagi nagu tunnistasin ka nüüd muidugi mingi 32+ aasta vanuselt, et ma sööngi antidepressante sellepärast, et mul ongi depressioon. Aga noh, siis ongi see, et nagu on neid ravimeid siis vaja, eks ju, et nagu saab ju ilma ravimiteta ka ja kui ma ütlesin, et ma hakkasin psühholoogi juures käima, siis nagu, et raha ei ole kuhugi panna või et noh, siis nagu justkui on see, et nagu ükstaskõik, mida sa teed, sa oled vanemate ikka poolt halb. pigem oli siis see nagu vastuseis ja Nagu oleks jah, mingil määral vastuseis olnud, sest et mida ma olen ise tähele pannud, et ikkagi, kui sa oled sealt nõukaajast natukene tulnud, siis sa ei mõista seda, et sul on abi vaja. Sa saad ise hakkama, sest et sa oled ju ise hakkama saanud siiamaani. Sa justkui nagu vanemad ei saaks räägivad abi ka seda küsida. juttu, Kuidas? et vanemad räägivad sedasama juttu, et saame hakkama, et siis nagu Just, tundubki, et ongi nii. just, just. Et ma arvan, et jah, mul
kuidagi endale teadvustamine tuli siin täisealisena, aga tegelikult see on ikkagi olnud nagu sügavas lapsepõlves, et lihtsalt need lõikumised, mis sinna salaja juurde tulid, millest keegi võib-olla ei teadnudki. Ja miks ma nagu ennast lõikusin, ammugi ilmselt keegi ei saanud aru ja ma tean, et ma võtsin ükskord olin hästi endast väljas, siis ma võtsin peoga mingeid lambiseid tablette, mis ma kodus sain ja siis lihtsalt selle peale öeldi ka, et noh, nüüd hakkas kergem või? Neelasid tabletid alla, kas nüüd on kergem? Jällegi ei tehtud mitte midagi, et see on nagu märk sellest, et tegelikult laps otsib abi, aga noh, ei tule nagu selle peale, et see on justkui abi otsimine, et võib-olla nagu too hetk võib-olla ei olnud seda hetke ka, et oskaks nagu kuskilt abi otsida või et see on probleem. Et tänapäeval kajastatakse seda rohkem, kui nagu tollel hetkel oli. No, kas see hetk, kui sa juba tablette võtsid, siis sul oli ikkagi juba suitsiidi mõte? Ei, naljakas on see, et mul ei ole nagu kunagi sellist suitsiidimõtet tegelikult peas olnud, sest et ma armastan elada ja mulle väga meeldib elada, aga lõpuks on see, et mis elu see on, kui sa ennast lõigud, mis elu see on, kui sa ei tunne sellest rõõmu, aga ikkagi tahaks elada. Kas sa mäletad, mis mõtted sul olid peas, et kui sa tegid nagu, kas sa tahtsid sellega, et lihtsalt, et nad märkaksid ja pööraksid sulle tähelepanu või mis mõte sul oli seal taga, kui sa nagu tegid seda, et sa võtsid neid tablette näiteks? Et sa ei Üks tahtnud on see ennast ära tähelepanu. tappa tegelikult ju. Ja selles suhtes, et äratapmissoovi mul ei olnud, aga üks on see, et sa tahad seda tähelepanu ja sa oled nõus nagu tegema, noh, ükstaskõik mida, võtame siis kasvõi see, et koolis poistega kaklemine, et saada kuskilt tähelepanu ilmselgelt, aga keegi ei märka seda, et sa oled see nagu nii-öelda noh, nagu ma ise ütlen, katkine laps ja see justkui võetakse, et istu nurgas ära vahetunni ajal ja lähed tundi tagasi. Et keegi justkui ei võta seda tõsiselt ja siis peale seda tekibki see olukord, kus see valu, mis siin sees on, tahab kuidagi välja saada ja ainus võimalus nagu sellel valul välja tulla ongi see, et hakkad ennast lõikuma, sest et siis sa ei mõtle enam sellele valule, mis sul südames sees on, siis sa mõtled sellele valule, kas siin käe peal või kuhu iganes sa lõigud. Noh, tänapäeval lapsed lõiguvad jalge vahel kintsude peale, et vanemad seda ei näeks, eks ju, et minu ajal ikkagi nagu tehti seda käte peal. On tegelikult ka üks müüt on ju, mida ma olen kuulnud hästi palju, on see, et see on mingi noorte lollus, mida nad on kuskilt netist näinud, et umbes mingi moeröögatus on ju, et kuidas tegelikult siis nendele vanematele või vanavanematele seletaksid seda, et mis asi see on siis tegelikult? Ma arvan, et siinkohal tuleb tegelikult lapsega nagu päris tõsiselt rääkida, et kas see ikka on moeröögatus. Jah, ma saan aru, et tänapäeval on meil TikTokid ja Snapchatid, kus tehakse ei tea mida ja nagu me ei jõua lapsi jälgida, aga kui sa võtad vähemalt nädalas ühe selle päeva hetke, kus sa nagu pühendadki oma lapsele mõned tunnid, ma ei tea, kui vanemad on lahku läinud, et teedki sellised lapsega päeva, et kuule, kuidas sul läinud on, mis teinud oled, mis uudist on, nagu suhtled lapsega, et aru saada, mis tema sees toimub. Kui sa näed, et laps on nagu nii-öelda tagasi tõmmanud või on hästi selline vaikne, et ei räägi väga midagi, siis nagu uuridagi, et kas koolis on midagi juhtunud nagu pehmelt niimoodi. Mina oleks võib-olla soovinud, et keegi oleks küsinud minult, et nagu, mis juhtus, miks sa nagu tegid seda enda käega, võib-olla sealt oleks nagu tulnud välja mingi, ma ei tea, Ma mure, kujutan ette, et probleem. see vastus võib ka olla, et ma ei tea näiteks. Jaa, sest et noh, mina näiteks ütlengi, et tänaseks päevaks ma ütlengi, et jah, ma lõikusin, aga ma ei tea seda põhjust väga. Ma tean, et tänaseks ma olen lugenud läbi üksindusse jäetud raamatu ja ma saan aru, et ma olen see üksindusse jäetud laps, hoolimata sellest, et mu vanemad ei ole nagu mõelnud niimoodi või noh, raamatus on 12 lapsevanema tüüpi. Ma ei tundnud oma vanemaid mitte üheski tüübis tegelikult ära, aga see on minu enda sisemine asi, et mina justkui mingil hetkel jäin üksikuks,
sa ei saa nagu seda nagu noh, isegi kui laps ütleb, et ta on üksik, sa võid talle anda kogu oma armastuse, aga temas midagi on sees ikkagi, miks ta on nagu tunneb seda tühjust või üksikut tunnet, et kas see võib olla siis nagu sõpruskonnas, et tal ei ole piisavalt seda tugivõrgustikku koolis või lasteaias või kuskil selline, et need tunded võivad sinna sisse tulla nagu noh, täiesti ükstaskõik kust kohast, hoolimata sellest, et vanemad külvavad oma armastusega üle. Ja seal võibki olla see, et lapsevanemana sa nagu külvad oma armastusega lapse üle, aga sa ei ole huvitatud sellest, kuidas sul päriselt läheb. Asjade ostmine näiteks. Sa kingid talle, sa ostad talle asju, aga sa ei ole huvitatud tema hingeelust. Laps ju tahab tegelikult rääkida oma hingeelust, et teda kuulatakse, et tema emotsioonidele elatakse kaasa, et kui ta tulebki segab, kuule issi, tead, mis juhtus ja siis ole vait, sa ei räägi praegult sellepärast, et emme issi räägivad juttu, plokk, järelikult minu jutt ei ole oluline. Järgmine kord ma enam ei räägi. Et noh, kui neid olukordi tekib lapsel hästi palju, kus teda ei kuulata, siis ühel hetkel täiskasvanuna ta ei tahagi sellest rääkida ja sealt tekivadki tagajärjed ja siis nagu tekib see koht, aga mis ma valesti tegin? See oli see üks kord. vahest ongi see, nagu sa ütlesid, et tegelikult ei olegi vanemates see asi, on ju, et miks see nagu on, et see võib kuskilt mujalt tulla, aga et miks vanemad nii ägedalt reageerivad, kui nad märkavad sellist asja nagu see lõikumine näiteks, ongi see, et nad võtavad seda nagu isiklikult justkui ja elavad enda selle ärevuse siis välja kohe, on ju. Ja noh, tegelikult see lõikumine võib ju tulla ka koolist kaasa, kas siis mõni sõber, sõbranna tegi midagi, keegi poiss, tüdruk meeldib sulle, aga ta ei pööra sulle tähelepanu, ta flirdib kellegi teisega. Lastel on neid probleeme kooliajast ka nagu noh, ma ei tea, ma olin algklassis, kus ma armusin ära ühte poissi, kes tegelikult nagu kolis ära ja nii edasi, et see justkui teeb lapsele haiget, aga ta ei taha nendest tunnetest nagu kellelegi rääkida, sest et ta arvab, et ah, ma olen ju, ma ei tea, kui ma räägin, et mind peetakse rumalaks või lolliks, aga tänapäeval vaadates, kui kiiresti see armuelu tuleb seal kuskil 12-13-aastaselt, käivad käest kinni ja musitavad juba, eks ju, et siis minu jaoks on see koht see, et nagu ole oma lapsele olemas, sest et sealt võib tulla nagu see nii-öelda kõva pauk, kus see poiss kas jätab maha või midagi seal juhtub, eks ju. Et nagu lapsed ei teadvusta seda tegelikult, seda tunnete tasandit nii palju kui täiskasvanud. Ja vahest võibki olla, et ta võib-olla tahtis tegelikult rääkida, aga nagu ei pannud tähele seda. Ja ta ei Just, no tulnud seal on uuesti. jah, selles suhtes, et seal on need noh, nii-öelda murekohad või sellised sissevaatamiskohad, et nagu kuidas nii-öelda lapsele siis anda seda piisavalt ruumi või aega, et rääkida, et mis sa nagu ise nagu teha saad sinna juurde kaasa. Ma sain praegu niimoodi aru su jutust, et sa tegelikult üsna varakult lapsena ikkagi juba ise märkasid, siis sa nagu rääkisid seda on ju emale ja siis sealtpoolt tuli see, et ei ole midagi, et saame hakkama, et pole vaja mingeid rohtusid või? Tegelikult ei rääkinud emale kordagi. Ma nagu ei läinud kordagi selle jutuga, et ma tunnen, et midagi on valesti, vaid pigem oligi see, et kui noh, ma ei tea, mida ma tegin, see justkui nagu ah, ei ole midagi, et läheb üle või et homme on uus päev või noh, selline klassikaline kuidagi muster, mida ma olen ka tänaseks päevaks tegelikult näinud hästi paljudes peredes, et öeldakse justkui seda, et ah, läheb üle, et oli, mis oli, et ei minda sinna sisse, et mis siis nagu tegelikult juhtus, et räägi mulle täpsemalt sellest olukorrast, et mis juhtus, kas ma saan sind aidata kuidagi, räägi minuga, aga lihtsalt öeldakse, et noh, saad üle, unustatud, aga lapse jaoks ju ei ole unustatud, sest laps mäletab ju ikka, noh, sa õpetad lapsele no mu õelaps oli 3-aastane, ma mängisin temaga golfi, ta siiamaani mäletab seda, kuidas me golfi käisime nagu mängimas, mina ei mäletanud seda näiteks, eks ju, et laps tegelikult mäletab mingeid asju niivõrd kaua, et noh, parem on töödelda justkui, ma ei tea, isegi kasvõi Gordoni perekooli minna tänaseks päevaks õppida ära, kus Gordoni perekoolis räägitakse ka, kuidas nii-öelda last aidata,
et ei ole kunagi hilja minna, võtta mingi lapsevanema kursuseid, kui päriselt tahta teada, et mis see laps siis tegelikult vajab, mida mina siis teha saan oma lapse jaoks. No, kas see on võimalik, kui üks vanematest teeb seda, et kui teine ei tule kaasa näiteks? on, selles suhtes on võimalik, kui üks teeb seda, sest et siis sellel lapsel ja lapsevanemal tekib see side omavahel. Ja see on juba nagu hästi-hästi oluline koht sealjuures, et kui sina võidad selle sideme oma lapsega, aga teine vanem ei võida, siis tal on vähemalt see turvaisik, et ta teab, et ta saab sulle helistada isegi siis, kui ma ei tea, ta on purjus ja ta ei saa koju kuidagi või politsei võttis ta kinni või mis iganes, aga ta teab, et sa oled see turvaisik. See on keegi, kes on alati olemas. Mm. Aga millal sinu arvates see muutus siis toimus või selline pöördepunkt sinu jaoks, kuidas asjad hakkasid paremaks minema? Kas see oligi siis, kui sa hakkasid ise lugema neid materjale või mis vanuses? Pigem siis, kui ma kolisin Rakveresse, et kuna seal maakohal ei olnud keskkooli, siis tuli nagu keskkooli tulla. Ja ma kolisin Rakveresse, siis tulid kuidagi, ma ei tea, uus sõpruskond, uus seltskond, ma sain alustada nagu puhtalt lehelt, et ma sain olla mina ise ja ma nagu tundsin seda, et ma justkui kuulun kuhugi või ma saan selle tähelepanu, mida ma siis nii-öelda külakoolis ei saanud, kus nagu öeldi, et noh, ma tean, kes on su vanemad, ma üle 3 sulle nagunii ei pane, sest et su isa ei meeldi mulle. Et ei olnud nagu sellist suhtumist, eks ju. Ja nagu noh, mina reaalselt sain selle järgi koolis ka hindeid, et sa ei ole üle 3 väärt, sest et su õde oli 3-line, siis ma panen sulle ka 3. Et noh, nagu see See on nii uskumatu, aga ma olen seda nagu varem ka kuulnud inimestelt, et nii on, et või et kellel on vanem vend ees olnud, et siis kuidagi kandub üle temale see, mis siis see vanem vend seal korda on saatnud, on ju. Et tõesti et noh, see uskumatu. on see väikse koha nii-öelda probleemid, vaata ka, kui nagu äh, ma ei tea, sa lähed kuhugi väiksesse kohta, siis kõik teavad kõiki ja kõik selline asi tuleb peale, et mina ütlen, et minu elu muutus siis, kui ma sain Rakveresse kolida ja äkki ma olin 16, kui ma kolisin Rakveresse. Et siis nagu iseenesest need probleemid kadusid ära või? Võiks öelda küll jah, et mul oli nagu, kuna mu ema kolis ka siis Rakveresse muidugi nagu, et hoiab mul silma peal, et ma rumalusi ei teeks. Ja siis tema tuli Rakveresse tööle ja siis kuidagi nagu sain tuttavaks siis ühe nii-öelda noormehega, kes oli minu jaoks nagu vend. Me käisime igal pool nagu koos, me jalutasime igal pool koos, kõik arvasidki lõpuks, et me olemegi õde ja vend ja kui küsiti, et nagu, et kas te olete õde ja vend, mingi jaa, kumb teil üks on, siis ta mingi ema, ma mingi isa, siis mingi ei no me ei tea nagu, et las ta jääb. aga tema oli nagu justkui see, kes võttis mind oma tiiva alla, et kui mul olidki nagu sellised murdehetked või midagi sellist, et siis tema oli alati mu jaoks olemas. Kas teil oli midagi ühist või midagi, mis teid ühendas või mingid sarnased kogemused võib-olla või et miks te? tänaseks päevaks, kui ma mõtlen, siis ma arvan, et tal oli ka depressioon. Mhm. Et nagu ma tänaseks kahjuks ei suhtle temaga enam. Ja siis ma ise arvan, et tal oli ka tegelikult selline peidetud depressioon, millest tollel hetkel ei osanud ka tema aru saada. Et siis te olite nagu üksteisele toeks ja kaks inimest, Võib kes. öelda küll jah, et sealt nagu hästi suuresti seltskond ka meil nii-öelda arenes edasi välja, pluss siis koolist tulid nii-öelda sõbrannad juurde, kellega sai läbi käia ja siis väljaspool kooli siis tema kaudu mul tulid hästi-hästi palju nagu uusi tutvuseid, kellega sai suhelda, et see andis mulle nagu kuidagi seda teist vibe'i sisse, et ma ei ole nagu see inimene, kes ma olin tegelikult seal, et vaata, kui inimene teab, et oh, sa oled see inimene olnud, siis tegelikult sind tembeldataksegi, et okei, sa olid 16 a la, sa olid kogu aeg jõid seal kuskil kellegiga, siis sa oled tänaseks seesama inimene. Noh, tegelikult nii ei ole, eks ju, et inimene suudab muutuda, kui ta tahab, aga just kui see on mingi inimestele sisse kodeeritud, et ta oli selline, järelikult ta on täna ka selline.
Seda on kahjuks. Inimestele justkui ei antavat uut võimalust, et noh, ma ei tea, see on ka natukene kurb sealjuures, et ei anta seda uut võimalust. No sinu selle muutusega ei olnudki siis nagu vanematel eriti midagi pistmist, et oligi lihtsalt see keskkonnavahetus siis sinu puhul nii palju aitas, Mhm. et, et sa leidsid uued sõbrad ja kas see selles mõttes mulle tundub, et kuidagi sa ei ole ka selline alalhoidlik või selline kartlik väga olnud, et sa oled alati nagu osanud seista enda eest, on ju. Et, Mul jah, selles suhtes, et ma jätan alati endast sellise, et ma ei tugeva tea, mulje. tugeva enesekindla mulje, aga samas nagu see ongi see nii-öelda mask, vaata, mida kannab tegelikult nii-öelda siis see katkine hing, sest et ta teab, et ta ei saa lasta ennast nagu haavatavaks teha, siis sa oled see maskiga tüdruk, kes ei lase endale ligi mitte kedagi piisavalt nagu nii-öelda noh, ongi blokeerinud mingi justkui nii-öelda selle südame ära, et ei lase kedagi endale nii ligidale, et keegi saaks sulle haiget teha ja sa kaitsed ennast kogu aeg, et noh, mina sain ka too hetk ikkagi päris palju seda, et miks ma ennast nii kaitsen, et ma olen nii ründav kogu aeg, et nii kui kellegi uuega tuttavaks sain, eriti meesterahvaga, siis ma ründasin teda kogu aeg kohe nagu, panin nagu paika, et kes olen mina ja siis nagu, kes oled sina et mees tea oma kohta, aga noh, jällegi oligi see, et nagu kui ei ole isa figuuri ees, eks ju, keda oleksid näinud kasvamas ja sa tead, et sinu ees ei seisa mitte keegi, kui sa pead iseenda eest seisma, võtame siis nagu juba selle, et koolis kaklesin poistega, ma pidin iseenda eest seisma ja mul ongi sealt nagu jäänud külge see, et naine, seisa iseenda eest. jah, ma saan aru, et mehed ütlevad, et Ennetavalt juba paika asjad. nojah, et nagu ma saan aru, et mehed ka ütlevad, et noh, tänapäeval on nii palju iseseisvaid naisi, eks ju, aga kui noh, keegi ei seisa tüdrukute eest, eks ju, kui nad seda vajavad, siis paratamatult nad õpivad iseenda eest seisma. Samas on see ka positiivne on ju lõpuks, et So-so nagu ütleme nõnda, et enda mehe seisukohast ma ütlen, et talle igati keeruline, et ma olen nii iseseisev ja see, et ma saan ise hakkama ja kõik see peale, et tal on ikka päris keeruline. mees tahaks pigem ise olla selles kaitsja rollis ja tugevam pool on ju. jah. Ja kuidas see kogemus, nõustamine sinuni jõudis, et sa läksid õppima seda, et sinna, Mhm. kas see tuli päris nagu varsti pärast seda keskkooli siis, et sa läksid keskkooli sinna Rakverre või see võttis kauem aega või? Põhimõtteliselt see tuli mu Keskkooli lõpus ellu. sa teadsid, kes sa tahad olla või või mida sa tahad? Tegelikult ütleme ausalt, et ega noh, ma ei tea, ma olen tänaseks 36, eks ju. Siis ma vahel mõtlen ikka, et kes ma siis olen, et kes ma siis tegelikult olla tahan, eks ju, ma arvan, et lõpuni välja me terve elu otsime, areneme ja mõtleme, kes me siis olla tegelikult tahame, et see on ka minu arust loogiline, et kui sa leiad ennast ühes punktis, et ma ei tea, olen terve elu korstnapühkija ja mulle meeldib see on ka fine, aga paljud inimesed, ma arvan, et aja jooksul ikkagi mõtlevad, kes ma nüüd olen, et ma ei taha olla, ma ei tea, poemüüja igavesti, et mida ma siis teha saan. aga mina ei tahtnud tegelikult kogemusnõustamist üldse õppida, et see oli mingi, issand, 2016 aastal, kui ma sain enda selle vähidiagnoosi. ja siis mul ema ütles, et kuule, sa võiksid kogemusnõustamist minna õppima, et Töötukassa pakub seda nagu, ma mingi, et no tore on, las pakub nagu, mine ise, kui tahad. et nagu sihuke suhtumine oli mul kogu aeg, et ma ründasin, noh, kogu aeg ründasid mu vastu, eks ju. ja siis ta ikka käis nagu mingi kass ümber minu kogu aeg, kuule, et näed, et kogemusnõustamist ikka on ja noh, jättis mulle ikkagi nagu pabereid kuhugi ja siis ühel hetkel vist oligi see, kus ma tegin oma kõik need toredad 12 keemiaravi läbi ja siis see hetk, kus arst ütles, et kuule, et sisuliselt sul ei ole enam lootust elama jääda, et siis mul nagu oli see, et aga ma jään ja ma näitan teile seda veel, siis mul tekkis kuidagi sihuke elutahe ja siis ma mõtlesin, et nagu fuck it, ma teen selle kogemusnõustamispaberi endale ära. ja siis ma nagu hakkasingi õppima, aga muidugi siis tuli see Covid
ja siis lükkus see kursus natuke edasi, siis me hakkasime seda kursust üldse läbi veebi tegema aastal 2020 ja siis ma selle lõpuks läbi tegin, et see oli päris ränk protsess, kus tegelikult sa pidid väga sügavalt endasse vaatama ja noh, see, kuidas need emotsioonid seal välja tulid ja õppejõud lihtsalt naersid ja nad said ikka minu käest päris korralikult sõimata, sellepärast et ma ei tahtnud nendega nendest teemadest rääkida, mida nemad nagu tahtsid teada, eks ju. Et nagu see on nii isiklik asi minu sees ja sa tuled lihtsalt tahad seda teada, et noh, sama nagu täna ma olen juba valmis sellest rääkima, et ma ei ütle sulle, et kuule, Kerli, nagu kes sa oled, et sa mult seda küsid. Et täna ma olen jah, et nagu jaa, ma räägin sellest sulle, sest et ma arvan, et see on oluline ja sealt ma nagu seda õppima hakkasingi, kogemusnõustamist. kas see aeg sa veel tegelikult ei olnud päris siis nagu tervenenud sellest, kui sa õppisid kogemusnõustamist, et see on ka selline sügav ju töö ja protsess endaga, et võib-olla selle käigus siis alles või olid sa ikkagi varem juba nagu Mm, valmis nii-öelda? ei olnud selles suhtes, et selle käigus ma sain aru tegelikult, et need nii-öelda mingid probleemid, mis ma arvasin, et mul enam ei ole lapsepõlvest, need tulid kõik pinnale. Sest et see kogemusnõustamine pani nagu tegelema sind sinu erinevate protsessidega, erinevate eluvaldkondade etappidega, sa pidid kõike läbi töötama enda jaoks. Ja see oli nagu see, mida kohe esimesel päeval öeldi, et otsige endale psühholoog kõrvale, sest et see läheb raskeks, sest mul oli nagu raskeks, ma saan hakkama. Aga lõpuks nagu ma otsisin endale psühholoogi. No ikka päris palju, et kui ma käisin ühe psühholoogi juures Tallinnas, kes ütles mulle, et tal on pekkis, ta jäi täna tööst ilma, tal on vaja pangalaen veel maksta 3 aastat, ta ei tea, mida ta tegema hakkab, siis mul nagu oli, et sellised on psühholoogid. Ma tulin praegult abi saama, aga ma hakkasin kohe automaatselt teda nagu nõustama ja siis ma sain aru, et nagu noh, ei ole sellist inimest. Lõpuks ma leidsin ühe tõesti pärli Tallinnas Signe Noppeli, kes tegi nagu minuga hästi-hästi palju head tööd, enne kui ma Rakverega kolisin ja siin endale uue psühholoogi leidsin. Mul oli just üks hea küsimus, mis läks kuskile lendu. Et küll ta tagasi tuleb siis, kui õige aeg on, et noh, ütleme nõnda, et ma arvan, et see nii-öelda enda tervenemise protsess ikkagi mul käib teel ka sees, et ilmselt see ei saa nagu kunagi otsa, sest et elu tuleb lihtsalt peale, elu muutub nii palju, et sa pead iseennast nagu olema nagu võimeline muutma koos eluga, eks ju. Et minu jaoks kuidagi see kogemusnõustamine vist oli samm selles suunas, et ma hakkaksin üldse nagu nii-öelda ennast rohkem tervendama, et peale seda ma võtsin ikkagi psühholoogilisi koolitusi sinna juurde. Lõpuks võtsin ka perepsühholoogia ja pereteraapia kursused, saada aru siis nii-öelda sellest lapsepõlve mustrist, miks me käitume nii, nagu me käitume, kus need meile kaasa tulevad. Et koolitasin justkui iseennast rohkem nendel teemadel, et jõuda siis nii-öelda justkui võib-olla laste tasandile, et miks lapsed teevad nii ja miks nad käituvad nii, sest et mina ju tahtsin ka teada oma põhjust, miks ma nii käitun. No keda sa täna nõustad, kes need inimesed on, kes sinu poole pöörduvad või mis teemadega sa oskad nõustada inimesi, sest su kogemuste pagas on nagu tegelikult päris lai, on ju. Jaa, tegelikult nagu kummaline ongi see, et ma olen hästi seda nagu endast eemale lükanud, nagu ma enne ka ütlesin, et ma ei taha nagu nõustamisega tegelikult ei tahtnud tegeleda. Ja tänaseks päevaks ma tegelikult nõustan tööl käivaid inimesi, kusjuures ka, et kes on nagu oma nii-öelda karjääritrepil kuskil augus ja tahavad sealt välja saada, et ma nagu teen ka nendega tööd. See Vaatame on üle tegelikult CV-d alati ja hästi seotud ju, eks ju, selle jah. psühholoogiliste protsessidega, et miks keegi kuskile toppama jääb või miks kellelgi ei ole võimalik edu saavutada, et kõik kuidagi jälle tuleb kaasa sealt lapsepõlvest. Mhm.
nii ongi ja noh, tegelikult on sealt veel see koht ka, et kuidagi depressioonis inimesed on tee leidnud minuni, siis hästi palju ongi ka vähipatsiente, eks ju, kes teavad, et mul on see olnud ja siis nad leiavad tee minuni, et läbi siis noh, ma ei tea, elame koos läbi siis seda, mida ta läbi elab, et ta saab nagu justkui suhelda kellegagi, kes mõistab. Et võib-olla nagu äh, just need inimesed, kes teavad, ma ei tea, minu mõnda lugu vaimsest vägivallast, kus ma olin nagu vaimselt vägivaldses suhtes, noh, kõik need kaassõltuvused, mis tulevad, et sa üritad teist inimest justkui päästa ja aidata ja tema kukub ainult rohkem sinna ohvri rolli ja siis sa üritad aidata inimest, et kuidagi siuksed abi vajavad inimesed leiavad tee ise minuni, on tänaseks päevaks jõudnud ja ma ütleme nõnda, et kui ma näengi kedagi, keda mina rohkem enam aidata ei saa, et see ei ole enam minu pädevus, siis ma olengi nagu öelnud ausalt välja, et tead, et mul puuduvad selle jaoks nagu päriselt psühholoogi paberid. Et ma arvan, et noh, ma saan sulle kedagi soovitada, et sealjuures nagu mina endale seda vastutust ei võta, et ma saan justkui kellegi päris terveks ravida. Et kui inimene saab sellest päriselt abi, mul on mega hea meel. kas see on tõsi, et näiteks depressiooni puhul, et nii kaua, kui see sul kestnud on, et umbes sama kaua läheb siis aega, et kui sa hakkad sellega tegelema, et kui sa lõpuks nagu tervened sellest, et olen kuulnud sellist väidet. Pigem ma ütleks, et see on see läbipõlemise kohta käiv näide, et nii kaua, kui sul on olnud läbipõlemine, aga noh, läbipõlemisest sa kohe satudki tegelikult suht kiiresti depressiooni, sest et need üsna käivad kaks käsikäes, eks ju. Et noh, depressiooniga on jällegi see, et oleneb, kas sa üritad sellest depressioonist ise välja tulla ilma ravimiteta või sa võtad sinna kõrvale ravimeid. Kui sa võtad näiteks antidepressante sinna kõrvale, siis see tähendab seda, et sa peaksid sinna kõrvale võtma ka psühholoogi või nõustaja, sest et antidepressant on lihtsalt üks toetav asi, mis aitab sinu meelt parandada, aga probleemid jäävad ju ikka. Et see lihtsalt surub nagu need probleemid alla. Ühel hetkel arst ütleb, et okei, et noh, et võid nii-öelda need antidepressandid ära jätta, aga kohe tulevad need probleemid tagasi, sest et probleemi tuumaga ju ei ole tegeletud rohkem, lihtsalt surume ta vaiba alla ära. Et no see protsess nagu osad inimesed on võtnud terve elu antidepressante, kindlasti seal puhul on vaja nagu noh, teada ikkagi, et sul peab olema piisavalt pädev arst, kes vaataks sinu ravikuuri üle. Et kui sa ikkagi neid nii pikalt võtad, et siis nagu kas tuleks ravimit näiteks vahetada või mida siis sinuga saaks teha, et sa sealt maha saaksid tulla, et noh, üks naine võttis 10 aastat ja siis lõpuks tuli selle pealt maha, sest et ta hakkas lõpuks nagu nõustaja juures käima, et tegeleda ka päriselt probleemiga, sest ta ei olnud varem lihtsalt valmis ja see on jumala okei, et sa ei ole varem nagu noh, valmis tegelema sellega. Mul ju võttis terve eluaega enam-vähem, et tegeleda enda probleemiga ja leida endale see psühholoog, kes mind aitaks. Ka täna siin kuulamas ma eeldan, et on lapsevanemad, kellel on siis oma nooruki või lapsega nagu see probleem, et mida sa neile tahaksid öelda või südamele panna, et kellel siis on selline depressiivne või suitsiidne või vigastab ennast, et mis nõu sa nendele vanematele annaksid? Ma arvan, et kõik see nõu on tegelikult hästi personaalne, kõik sõltub sellest, et mis olukorras see laps on, eks ju, et mida ta päriselt vajab ja millised need vanemad üldse seal kõrval on. Et noh, kui vanemad tegelikult ei hooli nii väga, siis on raske vaata midagi öelda. Aga mis mind ennast nagu võib-olla on toetanud või mida mina oleksin, ma saan jällegi oma kogemusest öelda, mida mina oleksin soovinud sellel puhul, et keegi oleks minu jaoks olemas olnud, mind kuulanud, mind märganud, küsinud lihtsalt minult, Marina, kas kõik on hästi, tahad sa midagi rääkida, kuidas sul täna koolis läks? Oh, ma ei tea, Nõmme õps pani 3. Miks ta 3 pani, kas sul oli midagi tegemata? Mitte see, et nagu, no järelikult olid seal ära teeninud, et noh, nagu see suhtumine, et
ole muga pehme ja nunnu, mitte ära ründa mind, et nagu laps ju läheb tegelikult räiget lukku, kui teda rünnatakse. Noh, mina oleks nagu võib-olla jah oodanud seda, et nagu lapsevanem küsib, et mida vajad sina, Marina? Kuidas ma sinu jaoks olemas saan olla? Ma näen, et sa oled täna nagu kuidagi tujust ära või kas midagi juhtus, et ütle mulle, kuidas ma sinu jaoks saan olemas olla, et ma olen sinu jaoks olemas, ma ei tea, ütle mulle, kui sa oled valmis sellest rääkima, eks ju. Et anna justkui nagu endast märku, et toeta teda, kui ta ütleb, et ma ei tea, tal on kooli asjad pekkis, õpetaja on nõme ja paha. Vaatame kooli asjad koos üle, et saame äkki midagi teha nii, et noh, sina oled rahul ja õpetaja on rahul, et kuidagi sihuke nagu toetav. Ma ei tea, et vii ennast kurssi võib-olla mõne huviga, et mis lapsele meeldib, et kui laps ütleb, et oh, talle meeldib hullult TikTokis mingi see inimene või noh, muusikavideo või mis iganes, ütle, et oo, näita mulle ka, et mis ta siis teeb, et miks ta sulle nii meeldib, et huvitu lapse elust. Kui sa nagu hakkad selliseid samme tegema, et lapse elust huvi tunda, ta hakkab nagu palju rohkem avama ennast, sest et ta tunneb, et ta on märgatud, tema need rumalad, ma ei tea, TikTokid, Snapchatid lähevad ka nagu korda, eks ju. Et selline nagu võib-olla tähelepanek või kui mõni raamat näiteks, noh, mida lugeda, et laps nagu, et jõuda oma lapseni, on nagu hästi-hästi oluline, et noh, siin ma juba korra mainisin seda Üksindusse jäetud raamatut, et seda kindlasti soovitan ka lugeda. Ja kõige olulisem on see, et lapsevanem, ole kannatlik. Et mõtle, tegelikult mulle hullult meeldis ühe meesterahva ütlus. Ma tahan olla oma lastele selline isa, keda minul ei olnud. Ole oma lapsele selline lapsevanem, keda sul endal ei olnud, aga keda sa oleksid tahtnud, et sul oleks olemas olnud. Need on nagu võib-olla need kohad, et kui ma ei tea, laps suitsetab, joob, mis iganes, ära mine närvi, ära ärritu, vaid ütle, et olgu, ma olen su jaoks olemas, ma toon su koju, oksendad tühjaks, hommikul nägime. Noh, nagu lihtsalt jällegi tõsielu näited, et mida minu õelaps tegi, eks ju, et mina, noh, kuna mul endal lapsi kahjuks ei ole tervislikel põhjustel, siis mina saan lihtsalt öelda, mida minu nunnud õelapsed on teinud ajas, et kuidas nendega nagu käituda, et see on nagu võib-olla see kõige olulisem, et ära mine närvi, kui sa tunned, et sa lähed närvi, siis mingi räägime homme, hinga nagu ma tean, kui nii närvi mingi asi võib ajada, aga lihtsalt rahulikuks jääda ja proovi lapse elust huvituda. ja võib-olla ongi see, et ta ei räägigi alguses või ta ei vasta sinu küsimustele, onju, et aga siis Mm. lihtsalt, et ta näebki, et sa oled olemas ja sa ei lähe nagu hulluks ära, kui ta on midagi nii-öelda halvasti teinud, et sa oled Mm. alati olemas, et ta siis üks hetk, noh, siis on suurem tõenäosus, et ta tuleb rääkima, onju, kui on hädamees, aga ilmselt varem seda last ka vanem ei saa viia kuskile abi saama või nõustamisele, onju, kui ta ei ole ise seda kontakti temaga eelnevalt saavutanud või mis sa noh, selle nõusu jällegi, et oleneb, et lapsevanem võib märgata ja küsida, et kui sa minuga ei soovi suhelda ja rääkida, et kas sa soovid näiteks kellegi teisega suhelda, täiesti võõra inimesega, saad saata ka tuttavaks, noh, muidugi on see, et võõra inimesega ma ei taha võõrastega suhelda, eks ju, aga ta on nagu professionaalne, ta oskab sind aidata. Ma ei tea, tal on oma kogemus, millest rääkida, et leiad temaga ühise keele, sest et tema mõistab sind paremini. Mina lapsevanemana, ma ei mõista sind, sest ma ei ole sinu olukorras praegult, aga ma väga-väga tahan sind mõista. Me võime sinna koos minna, et sul oleks turvalisem, ma võin sind ukse taga oodata. Noh, tänapäeval on neid nii palju võimalusi, et no ütleme nõnda, et perelepitajad ju selles suhtes nõustavad inimesi on ju ka neid paarinõustajaid, suhtenõustajaid. Meil on veel infoliin, eks ju, kus abi saab
ja ohvriabisse isegi saab helistada ja tegelikult leiab ikkagi päris palju nagu nõustajaid ja psühholooge. Muidugi psühholoogidega on see, et sa pead ikka nagu heinakuhjast soolaseemet nagu või seda soolapisikest asja üles leidma, et neid on nagu keeruline leida, aga kindlasti on. kõige parem on kindlasti selles mõttes, mina pooldangi kogemusnõustajat, et kellel on seesama kogemus olemas, et ei ole Just. mitte üldine psühholoogi haridus, vaid et just on konkreetne see kogemus, et noh, oleneb siis, mis teemaga ma pöördun, et siis seal on nagu lootust kiiremini abi saada. Jah, sest et vaata, kogemusnõustaja, ta suudab sellesama teemaga ennast viia lapse tasemele ja lapse tasemel olles on nagu noh, minul oligi üks 16-aastane tüdruk, kes lõpetas mu juures käimise ära ja siis ta lihtsalt kirjutas mulle, et kuule, mäletad, Marina, käisin su juures aasta aega tagasi ja et kas ma saaksin uuesti su juurde tulla, eks ju, et ta tahab kedagi, kes teda mõistaks tema tasandil ja noh, kuna olles olnud juba temaga kontaktis, tean tema tausta, tean tema lugu ja tean nagu, kuidas seda noh, kontakti tegelikult saada, et see on nagu ülilihtne. Ma ei tea, minul on lastega nagu tegelikult ülilihtne kontakti saada kuidagi. Lihtsalt võib-olla tunnen ise ka, et ma olen selline laps. jah, seda Sellepärast ma ilmselt on saangi. inimesed ka tundnud, sest et juba enne, kui sa õppisid seda, on ju, juba pöörduti sinu poole, et olid selline Ja, kuulaja. jah. Et ma tegelikult kirjutasin ka siia chati, et võite küsida küsimusi. Unustasin varem mainimata, et võib-olla kellelgi on midagi südame peal, millele ta ei saanud veel vastust, et siis võib siia kirjutada. Ja tegelikult meil on Marinaga tulemas ka üks järgmine veebiseminar sellise pealkirjaga siis Katkise hinge kompass, kuidas märgata ja toetada noore sisemist võitlust. Et seal, mis läheme sellesse teemasse natuke rohkem süviti, et seal on see kiindumussuhe, kuidas seda kontakti ja lähedust luua, on ju, teemaks ja just suhtlemine on nagu väga oluline osa, et kuidas me suhtleme, et kuidas seda jääd sulatada siis ja juurde pääseda noorele, kes ei ava üldse ennast. Ja kuidas üldse nagu need märgid siis ära tunda ja kuidas ennetada seda, et need asjad nagu väga ohtlikuks lähevad. Et Marina siin võib-olla täiendada, et millest meil veel plaanis seal rääkida. Et seminar on siis Jaa. jah, lapsevanemale, kes soovib mõista oma last nagu Mhm. tema sisemaailma ja et koos siis välja tulla sellest ja kes on valmis ka ise õppima ja on valmis astuma päriselt samme. Et vanemale, kes nagu näeb seda, et see suhe on kahepoolne, et ei ole vaja ainult seda katkist last terveks teha, vaid see on ikkagi kahepoolne. No see ongi nagu tegelikult see, et sina lapsevanemana võid arvata, et sa oled terve, aga noh, tegelikult teha võib-olla mõni, ma ei tea, seanss läbi oma lapsega, et saada ka nii-öelda seda teist nägemust nii-öelda lapse vaatest, et mida tema nagu tunneb ja mõtleb, et tihti on see, et noh, mina oma mehega käin pereteraapias aeg-ajalt, aastas paar korda, et meile meeldib see väljend, et miks minna autoga remonti, kui saab minna hooldusesse. Ehk siis me enne kui nii-öelda suhe väga kriisiks näiteks kätte läheb, et siis me käime nagu mingeid asju ikkagi nagu arutamas kolmanda silmapaari läbi, kes siis nii-öelda esitab meile küsimusi, et vaadata, et kas me saame üksteisest nagu täpselt samamoodi aru. Et see on nagu oluline, et mina võin ju arvata, et mina saan sellest nii aru, tema arvab, et nii ja siis tegelikult noh, mingi möödarääkimised, et alati on nagu mõistlik ka ise nagu võtta see üks hetk lapse jaoks olemas olla, et teeme selle koos läbi, sest et sina oled minu jaoks oluline ja ma tahan sinu jaoks oluline olla, onju. et et noh, kõik sihuke nagu, ma arvan, et meil tuleb selline põhjalik veebiseminar, kus me jagame nii-öelda vajaminevaid siis kirjandust, lauseid nii-öelda, kuidas siis noh, nagu sa ise juba mainisid, kuidas siis lapsega päriselt tegelikult suhelda. Mida nii-öelda siis sina lapsevanemana tegelikult saaksid paremini teha, et toome
taaskord veel rohkem võib-olla päriselu näiteid, mis olnud on, et kuigi nagu täna sai siin ka tuua neid näiteid, aga me lähme siis rohkem süvitsi ja aitame nii palju, kui meil on võimalik teid aidata. Et muidugi siinkohal oleks tore, kui ka teie enda küsimused teele panete ja saate isegi täna chati väliselt meiega siis ühendust võtta ja kirjutada, kui teil on mingi kindel teema, mida te soovite käsitleda ja arutada, et siis me Kerliga kindlasti teeme seda, anname endast kõik ja rohkemgi veel, et olla abiks teile. Ja kindlasti 100% nõus, et see teema nagu meile mõlemile väga südamelähedane, et minul on hästi lähiringkonnas praegu sellised väga tõsised sarnased probleemid, et see on ka üks põhjus, miks ma selle tänase kohtumise korraldasin. Ja kindlasti väga tahan selles oma panuse anda, et siia muutust luua. Et kui teil on Kindlasti. mingid Ütlen küsimused või korraks siit vahepeale, ettepanekud, jah, sorry, ütlen ei siit ma korraks tahtsin vahepeale, et panin endale märksõnaga kirja, et kindlasti natukene puudutame ka seal webinaril seda suitsiidi teemat, mis on ka täna hästi populaarne, et kuna me täna sellest üldse ei rääkinud, siis tegelikult tuleb ka sellest rääkida, et miks siis see juhtub tegelikult lapsega, et seda me puudutame siis kõige 10. aprillil, kui saate tulla siis nii-öelda osa saama sellest, mida me siis teile seal jagame ja anname. ja meie abiline Elle postitas siia chati ka selle lingi ja seminari järgselt või tänase selle kohtumise järgselt tuleb teile kiri ka, kus siis on täpsem info, et saate vaadata, kas see võiks olla miskit, mis praegu teile abiks oleks. Soovid sa veel Kas kellelgi midagi? on näiteks veel küsimusi tulnud, et soovite midagi küsida või kui siin näiteks ei julge küsida, siis saate meile kirjutada julgelt, et saame teile siis vastata mõnes mailbox'is. Ja kontaktid on olemas ja tegelikult ka see kiri, fookuspunkti kiri, mida te kõik saite, et siin seminaril täna kohal olla, sellele kirjale võib ka lihtsalt vastata ja seal siis oma küsimused küsida, et saame Marinale edastatud ja saame vastatud ilusti. Just, et Mis lõpetuseks veel tahate öelda vanematele? lõpetuseks, mis ma ütlen, noh, seda lõppu ei saa tulla. Et see lõpetuseks on alati nii kuidagi sihuke kurb sõna või kokkuvõte, et võib-olla kõige olulisem on see, et kui sina lapsevanemana tunned, et sa ei oska oma lapsega midagi peale hakata, et sa nagu näed viga justkui temas, siis korraks peatu, mõtle ja vaata peeglisse, et äkki on hoopis midagi sinus endas, mis võib peegeldada justkui lapses, sa süüdistad võib-olla last milleski, milles sa oled ise süüdi. Et noh, see on mõttekoht, ma ei ütle, et see nii on, eks ju, et see on lihtsalt see mõttekoht. Ja kindlasti nagu, kui sa leiad, et sa ei tule oma lapsega toime, siis otsi abi. Ja kindlasti jah, nagu Elle ütleb, et kallistage ja kuulake oma lapsi, et kunagi ei ole hilja nendega uuesti nagu suhteid soojendama hakata, et mina tänaseks päevaks naudin seda, kui ma lähen maale oma isa juurde. Ta tuleb käed laiali vastu, oo, tšau, siis ma mingi, oi, sa tahad mind kallistada või, et nagu minu jaoks on see nii eriline, sest et meil ei ole kunagi sellist suhet olnud, et oo, tšau, et tema on oma elu muutnud ja tema enam alkoholi ei tarvita ja ta on isa, keda ma olen alati soovinud. Et sellest nii-öelda kõigest situatsioonist saab välja tulla, et lihtsalt küsi abi, kui sa ise ei oska, kui sa ei tea, konsulteeri korraks kas või pool tund aega, et aru saada, et milles see probleem olla võib, et täna tegelikult on nii palju neid inimesi, kes abi pakuvad, lihtsalt ole julge ja võta abi vastu, sest et abi vastuvõtmine on täiesti okei. Et me ei ela enam selles ajastus, kus meid üles kasvatati ja öeldi, et sa pead ise hakkama saama. Ei, sa ei pea. Et meie elame meie oma nii-öelda seaduste järgi, mis sa iseendale kehtestad, nii et see on okei küsida abi. Ja aitäh sulle, Marina, et sa seda oma lugu täna jagasid.
ja loodan, et kuulajaid said siit ka mingeid häid mõtteid või et võtavad siis ühendust sinuga näiteks. Ja aitäh teile, et te meid lõpuni siin ära kuulasite või järele vaatate ja palju jõudu ja et te leiaksite seda armastust enda sees, mida jagada, sest vahest just see kõige märatsevam ja kõige eemale tõukavamalt käituv laps tõesti vajabki seda kallistust võib-olla kõige rohkem, on ju. Ja kui ta teid eemale lükkab, et ma ei taha, noh, ma olin ise selline, ema tuli kallistama. No Utu, ma ei taha, mine ära, aga tegelikult nagu noh, tahtsin küll, aga lihtsalt see nagu mingi sihuke ründav olek, tühi tunne tekitas seda, et ära lase lapsest lahti, nagu tegelikult ta vajab seda ja minul oli seda lugu täna natukene isegi hirmus rääkida ja sest, et ma ei ole sellises võtmes seda lugu mitte kunagi rääkinud. Et see on justkui nagu tulla alasti teie ette õnneks läbi veebi. Et, et mina nagu jah, tänaseks päevaks ütlen, et ma suudan teha nii-öelda nalja, visata huumorit oma selle elukäigu üle, aga sinna on läinud ikkagi 36 aastat, et seda kõike teha, nii et kunagi ei ole hilja. Parim aeg on täna. Et aitäh kõigile, kes siin olid ja julgelt võib meile kirjutada ja kui varem ei näe, siis 10. aprillil saate tulla meid kuulama, kuidas me siis täpsemalt anname teile uhkemaid näpunäiteid ja räägime lähemalt kõikidest asjadest. Nii et aitäh, kes olid ja aitäh, kes järgi kuulavad, et mina laseks siis teid täna õhtusse. Ja aitäh sulle ka, Marina, ja nägemiseni.